Viimasel ajal nimelt 20 000 inimest teinud internetis oma depressioonitesti ja oma loo räägivad 2 meest, kes siis samuti osalevad samal teemalises lavastuses. Neid inimesi, keda te siin lavasättimas näete, hoiab paljuski elus teater. Lisaks sellele, et nad kõik pühendavad oma vaba aja näitlemisele, seob neid veel üks keeruline teema. Neil tuleb suuremal või vähemal moel toime tulla raske kroonilise haiguse depressiooniga. Mul on diagnoositud depressioon ja ma olen sellega olnud kroonilise depressiooniga olnud kuskil, ma arvan, et põhikoolist saati. Mis see depressioon sinuga teeb? Depressioon kaotab kontrolli iseenda mõtete üle. Ükskõik, mida sa mõtled, need ei ole enam adekvaatsed, need mõtted. Ja pead nagu mitu korda järele analüüsima, et kas see, mida ma nüüd mõtlen enda kohta, on nüüd tõene või on see, mida ajukeemia mulle ütleb? Ma olen krooniline depressiivik. Mida see sinu jaoks tähendab? Keeruline on. Tülikas. Milline su päev siis välja näeb, kui tülikad mõtted peas on? Et kui on raske, kui on episood või? Kliiniline depressioon tähendab tavaliselt seda, et inimene on 2-3 nädalat poodis pikali ja ei suhtle välise maailmaga. Väiksemad episoodid tähendab seda, et inimene on 2-3 päeva on suhteliselt kontaktitu. Ta ei saa eriti magada, tal ei ole eriti söögiisu. No ja kõik muu umbes taoline sarnane kaasnev. See pärsib inimese teovõimet ja kui sul on parasjagu väga raske, siis seletada teistele inimestele, mis sinuga toimub, on esiteks raske ja teiseks see on ka suht mõttetu, sest teised inimesed niikuinii ümber enamasti sellest situatsioonist aru ei saa, kui nad ei ole seda ise läbi teinud. Kui sa nüüd tagantjärgi oled mõelnud, mis siis võis sind viia selle depressiivse seisundini? Mul ei ole vaja midagi siin välja mõelda, sellepärast ma tean, et ma ei lahenda teatavaid oma isiklikke probleeme. Ma ei saa neid lahendada. Mul ei ole see kahjuks võimalik. Miks ja kuidas detailselt seda ma ei hakka siin rääkima. Aga põhimõtteliselt minu probleem on üsna lihtsalt kokkuvõetav. Ma ei saa seda lahendada. Ongi kõik. Kuna ma olen olnud varasest noorusest saadik küllaltki loominguline inimene, aga koolis näiteks loomingulisuus, vähemalt sellel ajal, kui mina koolis käisin, ei olnud väga soositud, et ikka on hästi kindlad piirid, kus pidi olema. Ja mulle meeldis väga unistada ja nii edasi ja ma lihtsalt ei sobitunud. Pluss siis veel see, et mul on selline krooniline haigus nimega tsüstiline fibroos ja eks see aitas ka kaasa. Depressioon on üks suur varjamine, mida nagu mida ei saagi nagu ennustada. Ta on kogu aeg olemas, ta on kuskil alati olemas, ta lihtsalt nagu lööb välja. Et need, kes meie ümber tihti naeratavad, on võib-olla seesmiselt hästi katki. Ja eks on minul ka neid natuke raskemaid aegu olnud. Ma olen püüdnud need hetked muuta enda jaoks tagantjärgi mõeldes mitte raskeks ja mõelda, et kuskil kellelgi on veel hullem ja siis on nagu lihtsam sellest kõigest välja tulla. Ära toida negatiivsust. Tegele teemadega, mis sulle rahuldust pakuvad. Väga oluline. Signe Heibergi näidend positiivseks 60 minutiga mõjub ka omamoodi hoiatusena. Hädas olevad inimesed võivad kergesti langeda lihtsaid lahendusi pakkuvate kiirkoolituste võrku ja sattuda neist isegi sõltuvusse. Aga nüüd hops-hops kõik toolidelt püsti ja teeme ühe harjutuse. Sellel on meeletult suur laeg heale enesetundele. See lavastus räägib sellest, kuidas üritatakse inimestel peale suruda sellist ühte mall positiivsust, mis tegelikult kõikide inimeste peale ei tööta, sellepärast et kõik inimesed on ääretult individuaalsed ja erinevad. Sellised kiirkursused, mis maksavad päris krõbedat raha, on üle kogu meie ühiskonna levinud ja kusjuures nad levivad edasi üha kasvas joones. Ma ei saa 8 tunniga ära õppida etiketti või positiivset ellusuhtumist. See on absurd. Tunnete, kuidas energia teisse voolab. Tunnete, ma tean seda. Visake negatiivset vinget šaakalitele, las õgivad. Väga hea!
ei ole olemas nii-öelda tabletti, mis võtab ära kurvameelsust või isiksuslikke probleeme, mis on kõige raskem temaatika üldse, millega inimene oma elu käigus peab tegelema. kui sageli sulle siis on öeldud, et mõtle positiivselt, mis sa jamad? Oi, palju. Sellepärast, et ma olen juba oma loomult üsnagi sünge mõtlemisega inimene. Mis sa siis teed, kui nad sulle niimoodi ütlevad? Ma siis kas vaidlen või üldiselt mina kui inimene on üsna kergelt pääsenud, sellepärast, et mul natukene kolu sisse on midagi antud, ma olen ülikoolis käinud ja nii edasi, et ma tean, kuidas moodi mingis sotsiaalses situatsioonis taganeda või peale pressida või manipuleerida või ära kasutada, mida teevad kõik inimesed igapäevases elus. Et ma saan ise endaga hakkama, mul ei ole raske selles suhtes. Ehkki vahel vahel on see väga frustreeriv. Mina nagu väga paljud teised depressioonis inimesed lihtsalt tukustume iseendasse ja rohkem ei ütlegi midagi. Inimesed kas ei taha sellest aru saada, et tema lähedasel on depressioon või nad ei suuda sellest aru saada või nad ei taha seda koormat. Aga mis siis lahendus on? On üldse mingi lahendus? Lahendus on kuulamine ja iga inimese individuaalsete vajaduste arvestamine. Mis siis aitab? Inimesel on olemas mingisugused põhimõttelised isiksuslikud küsimused, millega ta peab terve elu tegelema. See on seotud inimese arenguga, inimese aju arenguga, inimese mõtlemise arenguga, inimese isiksuse arenguga. Kui inimene nende küsimustega ei tegele, siis tabavad teda igasugused hädad. Ja nii õpid sellega elama? Tuleb õppida. Kui inimesel ei ole jalga, siis ta õpib ilma jalata elama. Ta võib vinguda ja hädaldada, aga ta võib ka eluga edasi minna ja õppida sellega elama, kuidas moodi olla ilma jalata. Aga sa päriselt rõõmu tunned ikka? Ikka tunnen. Maailmas on palju ilusaid asju ja palju ilusaid inimesi. Me ei tee seda harjutust. Miks? See oli kõige parem osa programmist. See ei anna meile mitte midagi. No aga me ju ei irvita kellegi üle, me lihtsalt naerame. Me ei ole veel sellel tasemel. Jätamegi lihtsalt ära. Ja!